Tere päevast! Olen Merle Vaha, Tupperware esitleja ja tervitan teid kaunil kevade ajal. Päike särab üha mõnusamalt, soojemalt ja kutsub meid koristama, kutsub meid puhastama, tegema aknaid puhtaks, et näeks seda päikest veel ja veel rohkem. Ja selleks puhuks on Tupperware teinud suurepärase uudise meile praegu, et pakkunud oma mikrofiiber tootesarjast eripakkumise. Mis on mikrofiiberkangas üldse Tupperware? Mikrofiiber on siis selline tootesari, kus on erinevad nõuded, kuivatuslapid, kus on erinevad universaallappid, kus on põrandakangas, kus on tolmulapid, optikalapid, lisaks veel vannilinasid ja muid põnevaid tooteid. Praegu on just suurepärane siis kasutada neid erinevaid mikrofiiberkangeid kodukoristuse juures. Mille poolest erineb mikrofiiber tavalisest puuvillasest, pesulapist, millest iganes? Mikrofiiber ei võta külge ei erista ebemeid, ta ei ole puuvill ja seepärast on ta just nimelt oma staatilise hea omadusega, et ta võtab kõik tolmu väga lihtsalt külge. Ta võtab külge just nimelt selle, mis lendab õhus, mis on meie televiisorite peal, meie lampide peal, mis on koduolmes, kus iganes autos tekkinud. Ja selleks on suurepärane võimalus kasutada siis mikrofiiberkangaid, et nad meie kodus kõik selle tolmu, karvad ja muud mitte vajalikku kiiresti likvideeriksid. Mikrofiiberkanga puhul on oluline siis teada, et kõigil meie mikrofiibertoodetel on ikoon. Kõigepealt on Tupperware nimi ja ikoon. Kas ta on aknalapp, kas ta on põrandalapp, kas ta on tolmulapp, nõudekuivatus, et te pärast hiljem, kui olete endale soetanud erinevad abilised, enam ei mäleta, milleks seda kasutati, siis on hea vaadata just nimelt seda ikooni. Samuti on kõikidel mikrofiiberlappidel kaasas selline fantastiline juhend, mis samal ajal on ka tegelikult nagu nagi, riputuskonks, millega on muuseas väga hea panna ka kodus oma mikrofiiberkangad kõik ilusti ühe rivi peale ja kui teile kunagi saavad jälle külalised tulla, siis on nendel kindlasti huvitav, miks on sul nii palju erinevaid mikrofiiberkangaid, mis nendega tehakse. Ja palun väga, saategi selgitada, mis te nendega teete. Siin on ilusti kirjas, kuidas teda hooldada, pesta kõigepealt muidugi tavaliselt elementaarselt me kasutame teda lihtsalt puhta veega. See tähendab, me ei kasuta kodukeemiat, siis on ka teda hooldada lihtsam. Kui me oleme ta lihtsalt ära kasutanud niimoodi lapituna, mis on hästi oluline ka, mida rohkem te kokku lapite, seda rohkem kordi te saate ühte sama lappi tagurpidi keerates, uuesti pooleks pannes, ühtepidi, teistpidi kasutades rohkem ja rohkem kordi enne pessu panemist. Et te kõik reaalselt kasutate ära, mitte niimoodi käsutades, kus pinda on väga vähe, mis puhastaks. Kasutage ära maksimum korduvalt lappides ja siis kuuma vee alt läbi mustus eemaldub ja tegelikult pigistades saab väga lihtsalt mikrofiiberkanga juba kuivaks. Väänata teda ei tohi, rikub ära jõud. Kui ikkagi me arvame, et me tahame teda pesta masinas, siis soovitan pesta erinevad mikrofiiberkangad ühe korraga ja pesukotis. Pesukotis ei saa nad liigselt tsentrifuugi ja ei lähe nad tavalise puuvillase pesu vahele, et tõmmata külge ka kõik nende ebemed. Seda ei ole vaja, sest see rikub ära mikrofiibri omadused. Kes on kasutanud pesukuivatit, teavad, kui palju tegelikult tavapesu eraldab erinevaid ebemeid ka puhtana, nii et kasutage kindlasti alati pesukotis. Kuivatamine on ka väga oluline. Kuivatada ei tohi kindlasti tsentrifuugiga pesukuivatis. Pesukuivatisse ärge pange. Samuti ei ole hea kasutada ka näiteks radiaatorite peal kuivatamist. Ja kui te elate linnas, kus on palju tolmu ja liivaõhus, ärge kuivatage õues. Kui te elate oma majas, maal, siis on teine teema. Hoidke alati sirgelt ja mõnusalt kasutamiseks. Et erinevad mikrofiiberkangad korraga. Kui mul on suured aknad pesta, siis ma kasutan muuseas täpselt samamoodi seda aknalappi, teen ta märjaks
teine valik. Kas ma kasutan, kuna siin on nii väike pind, siis väikse pinna puhul on hea, kui ma keeran lihtsalt lappi teistpidi. Ma ei ole teda väga märjaks teinud ja teise poolega kuivatan. Täiesti lihtsalt veega. Palun väga, peegel on puhas. Samamoodi teen ma peeglid, samamoodi aknad. Kui ma aga tahan kasutada suuremaid pindasid ja teha näiteks kõrgelt aknaid, siis muuseas kasutan ma meie mikrofiiberkangast ka mopi peale panekuks. Panen ta mopi külge, kui mul on kõrged aknad, mopi küljes, nii sirgelt ja palun väga, saamegi ülevalt mopiga ära pesta. Samamoodi kasutan ma muuseas mopiga ka meie põranda pesukangast. Sellest räägin ka lähemalt kohe. Nii, mopiga on siis just nimelt suured pinnad, mis on kaugemalt vaja teha. Lappides kokku on ta siis käepärasem lihtsalt ja teine asi, puhas pind jääb rohkem. Kiiremini saab puhastada. Miks on nad kaheses komplektis, üks pesuks, teine kuivatamiseks või te juba teate, et näiteks ühte hakkate kasutama köögis ja vannitoas sellistes kohtades ja teine näiteks hoopis elutoas, lambikuplid ja kõik sellised asjad, väga mõnus puhastada. Mikrofiiber aknalapid on siis eripakkumises sellel nädalal kindla summa pealt, aga et seda summat ka natuke ennem kokku saada, on meil suurepärane valik viisi mikrofiiberkangeid, sest ega siis ainult aknad ja peeglid teil kodus ei ole. Teil on ka kõike muud. Näiteks universaalkangas, millel komplektis on tegelikult roheline ja kollane universaallapp, majamärk on peal, võib ideaalselt kasutada lauapindade pesuks, lampide pesuks, kõigeks universaalne kasutus nii kuivalt kui niiskelt. Ja samamoodi, kui ta on kahe värviga, üks hoidke eluruumide kasutamiseks, teine sanitaar, vannituba, köök ja sellised pinnad. Samamoodi lappides kasutada, kokku panna, voltida, saab rohkem kasutada. Näiteks, kui juba ostate selle komplekti, saate aknalapid väga hea hinnaga. Või te tahate hoopis saada nõudekuivatusrätikuid lisaks. Nõudekuivatusrätikud on ka kahevärvine komplekt ja samamoodi nõud on peal. Algul katsudes tundub, et sõrmed jäävad külge kinni, et on kare pind, et kõik need surnud rakud sõrme otstes mikrofiiber leiab väga lihtsalt ülesse. Nende nõudekuivatusrätikutega võite te poleerida ja kuivatada 30-40 klaasi nii, et ühtegi ebet, sest ta ei eralda ebemeid, ei jää teie klaasidele. Teie nõudklaasid on kuivad ja isegi ta kuivatab ka siis, kui ta on tegelikult täiesti märg. Mikrofiiber nõudekuivatusrätikud on ka ideaalsed kätekuivatuseks muuseas. Kui teil on väiksed lapsed, kes kiirelt jooksevad vannituppa, kiirelt, kätepesu käib nii kiirelt ja tullakse tagasi, käed on märjad. Kui nad kasutavad meie nõudekuivatusrätikut kuivatamiseks, siis nii kui ta oma kätega siia korra vastu läheb, tõmbab ta juba selle vee enda sisse ja lapse käed saavad kuivaks. Lisaks on siis ka nende jaoks väga hea kasutada paraju suurusega, selline täiesti mõnus suurus ja jälle ikoon olemas, hea kasutada. Põrandalapp. Põrandalapp on siis mõeldud kasutamiseks ka täpselt samamoodi kahepoolselt. Ühel pool on karepind, teisel pool on selline hästi külgevõttev pind. Põrandalappi on ideaalne kasutada igasuguste parkettide, vannitoa põrandate, kõikide põrandate pesuks. Aga kui teil on veel lemmikloomad, siis teadke, kui hästi võtab ta enda külge lemmikloomade karvad, õhus lendavad edemed. Kõik see, kuna ta staatiliselt kõik tõmbab oma külge, aga ta ei seo sisse, kui ta pesete puuvillalapiga, siis on teie mopid, teie puuvillalapid, neid karvu täis, nad lähevad kiudude vahele. Mikrofiiber tõmbab nad oma külge ja kui te lähete kuuma vee alla, panete oma põrandalapi, te näete, kuidas voolavad küll karvad, küll mustus ära. Et väga mõnus kasutada. Põrandakangas täpselt samamoodi. Tolmulapid on ka just nimelt kuivana väga hea kasutada. Kui teil on televiisor, tõmmake pool ära, teine pool jätke tõmbamata ja te näete, kuidas tolm hakkab külge ikkagi sellele pinnale, kus tolm enne oli ja meie mikrofiiberkangaga tehtud pool on mitu päeva märgatavalt puhtam kohe. Sellel nädalal siis aknapesulappide komplekt eripakkumises. See on minu enda
korduvalt kasutatud, väga ausalt mind teeninud aknalapp ja teine on siis uhiuus, mis on siis praegu kahene komplekt eripakkumises. Kui te tahate ikkagi pesta näiteks ka aknaid lapiga, aga pärast kuivatada tahaks ikkagi tihendiga, siis selle jaoks on meil olemas väga hea kaabits, mis on siis taaskasutusmaterjalist, Regiocline, mis on just nimelt Tupperware garantiisse tulnud toodete. Kui on palav, väga hea tuulutada. Garantiisse tulnud toote taaskasutus. Materjal on niivõrd kallis ja oluline, siis Tupperware valmistab nendest muud tarvikud, mida ei kasutata otseselt toiduainetega kokkupuutes. Kahekordne silikontihend ääres, mis muuseas võtab ideaalselt ka tolmu, kui kuskilt pinna pealt ainult tehke puhtaks pärast. Vannitoa pinnad, klaasid, peeglid, kui te tahate kuivatada, ei taha lapiga teha, tõmmake suurema veega pesete. Saunast tulles kuivatage ära. Hommikul autoaknad on udused, tehke puhtaks. Väga hea kasutamiseks igas majapidamises ja neid peab olema autos, toas, saunas, suvilas. Mõelge läbi, kellele iganes. Suurepärane abiline eripakkumises sellel kuul. Ja samamoodi, kui nüüd aknaääri puhastada, siis on väga hea toode meie köögirätiku hoidja, mis täpselt samamoodi on taaskasutusmaterjalist. Ja kui mina hakkan midagi valmistama, siis tavaliselt panen ma siia vahele retseptid, et mul oleks hea näha, mida ma teen, et käed ei puutu raamatut ja samal ajal on retsept nähtaval. See on üks viis veel kasutada sedasama köögirätiku. Siia vahele mahub suur rull. Siin on käepide. Kui me vajutame käepidet, tõmban paberi ja ta täpselt nii palju fikseerides siit lükkab ülevalt vastu, kui me siit pigistame ja tuleb nii mitu lehte paberit, kui me soovime. Ka sellel kuul eripakkumises. Kui juba need kaks endale ostate, saate aknalapid erihinnaga. Täpselt samamoodi nõudekuivatusrätikuid ostes aknalapid erihinnaga, põrandalapid, universaal, tolmulapid, kõikide nende puhul, ükskõik millised te ostate või kui ostate kõik, siis nii mitu komplekti aknalappe saate te erihinnaga. See kehtib siis ainult sellel nädalal. Sellel nädalal on siis ka veel võimalus soetada endale väga hea Minimax lehte, mis käib suuremaks, mis käib väiksemaks, kas pudeleid täita, kas varsti tuleb hoidiste tegemise aeg. Ja samal ajal, kui me ei taha, et ta võtaks palju ruumi, siis me voldime ta kokku, et ta oleks kapis madal. Palun väga. Erihinnaga teatud summa pealt. Seda juba kuulete oma esitajalt. Aga Tupperwarele meeldivad alati kingitused ja samamoodi ka sellel kuul. On summade pealt, oleneb, kui palju teil on kodus erinevaid tooteid vaja. Väga mõnusad on Crystal Way toidu kaasavõtmise soojendamisnõu, on Steam Eat külmaarvuti, mis on ka suurepärane toode tervisliku toidu valmistamiseks ja Isoduo termopott, väga armastatud. Sellised tooted siis ka sellel kuul kingituseks. Lisaks on väga palju erinevaid eripakkumisi Tupperwarel sellel kuul ja lisaks eripakkumised siis kõik siin näha. Küsige minult otseinfot, küsige oma esitlejalt, on ilusti näha. Ja www.tupperware.ee lehelt saate ka meie kataloogilingi kodust lahkumata, mis on täis erinevaid põnevaid tooteid. Kodus kindlasti nüüd küpsetades, kellel on uut taignakaussi vaja, kellel on köögitarvikutes uuendusi vaja, erinevaid ahjuvorme, silikonvorme, hästi palju erinevaid tooteid, kõik ilusti olemas, koos kompaktselt hindadega, möötudega. Ja kui te hakkate kataloogi sirvima, siis vaadake, taga on sisukord, väga mugav, kõik asjad üles leida. Sisukord on väga hea nipp, siis kõikide toodete juures on möödud, mis on väga oluline ka, et te kohe näeksite kõrgemad, suuremad. Kui te korrastate oma köögikappe, siis praegu on ka veel eripakkumises meie köögikuivainete mahutid, kompaktsed mahutid. Kui vaatate nende muutusid, siis samamoodi saate juba vaadata, kui mitu ja millistele kõrvuti mahuks, et teie kapid saaksid ilusti korda. Päike käib kõrgemalt, suvi on peagi käes, nii et kasutame seda aega targalt, küpsetame, mõtleme oma lähedaste peale, hoiame oma tervist ja Tupperware igasse koju aitab teil kindlasti teie söögi tegemise ja toidu säilitamise teha hõlpsamaks. Võtke julgelt ühendust oma esitlejaga või kirjutage
esmaspäeval on Tupperware Eesti Facebooki lehel kella 6 ka esitlus meie distribuutor Evelin Punga poolt. Olge valvel. Kõike ilusat teile. Järgmiste kohtumisteni.